esimene tõus. Pikk ja raske, järsu kurviga tõus, ajab hingeldama. Minnes ei ole vahet, aga tagasi tulles peab hoolega suuska sättima, et padrikusse ei maanduks. Huko teeb selle tõusu ära. Kergelt hingeldama võtab, aga ei midagi üle jõu käivat. Talvehommik, kõige paremad pakasekraadid, just sellised, et ei ole põletavalt külm ega kontidesse tungivalt niiske. See on see hommik, kui tuleb suusatama minna. Kui sellisel hommikul mitte minna, siis millisel veel? Astud uksest välja, lähed metsa, paned suusad alla. Huko nii tegigi ja nüüd võtab esimest tõusu. Edasi läheb suusarada mööda tasast maad, vähemalt esialgu. Hukole meeldib hommikune suusatamine, sellepärast, et siis on tavaliselt rahulik. Suusatajaid on vähe või pole neid üldse. Saad oma ette vehkida. Terve rada on sinu oma. Saad ringi vahtida, oravat või hunti pildistada. Puudel ja põõsastel on lumemütsid peas ning Huko on selle muinasjutu keskel. Ilus hommik. Ahah, kiiresti lähenevate suuskade sahin. Keegi tuleb selja tagant. Aga ruumi on. Valida saab kas klassikaraja või uisuraja. Huko on just uisurajal. Seega jääb tulijal möödasõiduks kasutada klassikarada. Lähebki mööda. Sellise hooga. Joogipudeliga suusataja. Huvitav, kuhu ta hommikul niimoodi kihutab. Nojah, trenni teeb. Muidugi, sportlane või siis lihtsalt sportija, mõtleb Huko. Tegelikult meeldib Hukole samuti suuskadele hoogu anda, aga praegu suusatab ta rahulikult. Eks joogipudeliga suusatajal on kindlasti hea varustus. See lisab veel omakorda kiirust või siis annab võimaluse kiiremini suusatada, arutleb Huko. Aga minul on oma suusad, väga head, libisevad uhkelt. Ega ma ei tea muidugi, kui prooviks joogipudeliga suusataja suuski, võib-olla siis oma suuski enam alla ei paneks. Parem kui ei proovi, sest mulle meeldivad oma suusad. Mulle meeldivad need natuke vanad, aga head suusad. Pikk ja rahulik laskumine. Suusakepid saavad puhkust, aga suusad peavad tööd tegema. Nad peavad hoolikalt rada jälgima ja sellel püsima. Allpool tuleb kerge kurv ja siis kohe sild üle väikese jõe, mis kunagi ära ei külmu, vähemalt mitte täielikult. Seal ta siis nüüd lohiseb, villase tuttmütsiga suusataja, aga liigub ikka edasi, kiiret pole kuskile. Õnneks klassikarajal saan rahuliku möödasõidu teha. Ei pea koomale tõmbama ei mina ega villase tuttmütsiga suusataja, mõtleb Huko. Miks te nii nõrgalt lükkate? Vaevu saame hoogu, et edasi liikuda, ütlevad villase tuttmütsiga suusataja suusad oma koostööpartneritele suusakeppidele. Meie meelest võiksite teie rohkem libiseda. Sahmite seal raja peal, aga liuglemist ei ole ollagi, põrutavad omalt poolt suusakepid. Kui te meile hoogu ei lükka, siis ei saa me libiseda. Nii lihtne see on. Nii et lükake hoogu, siis alles näete, kuidas meie libiseme. Libiseme niimoodi, et te ei jõua meile järele, jääte üksinda metsa, hakkate nutma, ütlevad suusad.
ärge kujutage ette, kui meie lükkamise järele jätame, siis jääte teie päris seisma. Külmute lume sisse kinni, vahite seal kevadeni, kuni jälle lahti sulate, ütlevad suusakepid. Tegelikult ei peaks nad omavahel üldse vaidlema. Et jõudsalt eesmärgi poole liikuda, peaksid nad koostööd tegema. Üleüldse võiksid nad hoopis oma villase tuttmütsiga vahemehe poole pöörduda. Võib-olla leiab lahenduse sealt. Sealt juhitakse ja jagatakse käsklusi ning korraldusi, kuidas ja millise tempoga edasi liikuda. Minu arust võite täiesti mureta olla, küll te kohale jõuate, mida te üldse tormate sellisel ilusal hommikul, mõtleb Huko, kes parajasti villase tuttmütsiga suusatajast mööda suusatab. Aga villase tuttmütsiga suusataja suusad ja kepid jäidki vaidlema. Kas nad tegelikult ka vaidlesid, seda Huko muidugi ei tea. Aga talle tundus, et nad vaidlesid. Teine tõus, sirge ja pikk, aga õnneks mitte väga järsk. Sellise tõusu võtmine hingeldama ei aja. Vähemalt mitte siis, kui seda rahulikus tempos teha. Huko suusad ja kepid teevad korralikku koostööd, ei mingit vaidlemist töö ajal. Igaüks annab oma parima ühise eesmärgi nimel. Nüüd tuleb jälle pikk sirge ja libisemine on hea. Meelitab tempot lisama. Hoogu tuleb juurde anda. See on minu meeskond. Mina juhin neid. Mina juba oskan juhtida, mõtleb Huko. Kui Huko tunneb, et hoogu peaks lisama või maha võtma, siis saavad vastava korralduse nii suusad kui kepid ja keegi ei vaidle. Tegelikult on keppidel vähem tööd kui suuskadel. Näiteks laskumise ajal saavad nad enamuse ajast lihtsalt õhus lennata ja metsa uudistada. Samal ajal kui suusad peavad kindlalt rajast kinni hoidma. Sealt nad tulevad. 3 valget jopet, kõrvuti. Kuhu mina pean siis nüüd hoidma? Vasakule, paremale? Ma ei hoia kuskile. Suusatan otse edasi. Põrkame kokku, siis põrkame kokku. Küll pärast vaidleme, kes süüdi on. Mina igal juhul ei ole, mõtleb Huko, nähes suusarajal lähenemas 3 valgete jopedega naisterahvast. Aga kokkupõrget ei tule, sest valged joped joonduvad juba aegsasti klassikarajale nagu haned, üksteise selja taha. Vahemaa väheneb, Huko vuhiseb hooga neile vastu. Lõbusas meeleolus valged joped soovivad Hukole jõudu. Huko jõuab omalt poolt samuti jõudu hüüda ja juba nende vahemaa jälle pikeneb. Nii hea tunne. Toredad olid need valged joped, tervitavad hommikuses talvises metsas. Miks mina esimese asjana kohe koledat kokkupõrget ette kujutasin? Mingisuguse ebameeldiva olukorra klaarimist, mida tegelikult ei tulnudki. Ja miks ta üldse pidi tulema? Mitte mingit põhjust selleks ei olnud, mitte sinna poolegi. Tobe komme, näha igas silmapiiril olevas olukorras kõigepealt ebameeldivusi, sünnitada oma meeltesse probleem. Miks see nii loomulik on? Võiks eeldada, et kõik läheb hästi. Tavaliselt lähebki hästi, isegi siis, kui ennast sõjakalt häälestada. Aga milleks siis üldse ennast sõjakalt häälestada? Väga veider. Järgmine, kes vastu tuleb, sellele soovin kohe esimesena jõudu. See teeb kõigile hea enesetunde ja rõõmsa tuju. Kui joogipudeliga suusataja tuleb, siis ma ei soovi.
Tema on teises tempos, keskendunud. Tema teeb trenni ja ei jõua nautlejate tervitustele reageerida. Temale oleks imelik jõudu soovida, arutleb Huko. Laskumine, mitte väga pikk. Lühike, aga tore, sest see laskumine lõpeb järve ääres. Siin saab natuke puhata ja teed juua, kui kaasas on. Hukol ei ole, nii et tema naudib niisama kohalolekut. Libistab ennast suuskadega järve jääle. Jää on paks.